Tulemast vaatama Corner 1 2025 Rapla GP-d. Tegin just Laitse videot, nüüd teen Raplat ja ikka veel rajad segamini. Aga otse kolisse minek pidi sellele etapile tulek mul peaaegu ära jääma, ikkagi sain minna ja kuna top roundi tulemust siis ei olnud, siis oli ka ära vajalik, et siia kohale jõuda. Kvali siis kohe peale ja Raplas mul varem olnud igasuguseid mälestusi ja varem olnud seal ka B-finaalis, kui osalejad võib-olla natukene vähem oli ja sari pigem oma rohkem algfaasis oli ja on seal üks mootor raiali lastud ja igasuguseid muid huvitavaid asju, aga seekord siis teistmoodi ja liiga suuri ootusi justkui ei osanudki panna, aga kvalifikatsioonis tundus justkui kõik Raplas on kuidagi alati mingisugune vihma muidu õhus olnud ja selline paar 5 ka tibutamist olnud, aga siin oli kena väga-väga kuum päev, sinine taevas ja oli siin ikkagi päris vastik vaati olla, et nii palav lihtsalt ja istusin vahepeal autos, et saada natukene jahedamaks, aga autole ei meeldinud ka see asi üldse. Viskan seal mootori tule veel põlema, et kule ei lõpeta ära mees ja tagasi sõitma hakates ei tundnud nagu üldse see auto edasi liikuva, et see oli nii palju lihtsalt kuuma saanud seal väikse platsi peal, musta värvi auto ka ja oli siin kõigil raske päev. Aga kvalifikatsiooni grupp number 5 mul oli, ehk siis kõige viimane kvaligrupp, sai siin korralikult praadida veel alguses 90+ kilo sõitjaid, loeme kokku, palju meil on. 7 äkki või? Paistab, et 7. Just nii on. Ehk konkurents justkui liiga suur sellel etapil ei olnud. Ja kui võtame siit lahti kvalifikatsiooni tulemused, kvalifikatsioonis minule ikkagi halb positsioon ja üldi 52. koht 57-st ja 90+ kilo eelviimane ehk jälle 3. etapp järjest, kus kvali on täiesti pekkis ja oleme Heat 5 taas kord justkui nagu ei saagi mitte kunagi lahti sellest Heat 5-st ja finaalist. Korraliku punkti kaotasid kogume, aga vaatame ka kohe, mis see kart meil on, millega meil siit õudne ringiaeg tuli, see on kart 15. Parim aeg kart 15-ga, aga 57.0, 0,4 maas esimesest ja Lauri Kärsin, nii et võib-olla jälle mina ei oska sõita lihtsalt. Ja oli mul mingid halvad etapid seal, kus lihtsalt üldse välja ei tulnud või ei teagi, mis värk on, aga ei, kart 5 ikkagi mul olnud siin mingi karte vist vahetati, nii et algses tabelis oli kart 15, aga ikkagi sõitsin kart 5-ga ja kart 5 parim aeg on 57.3 Risto Kapet, nii et Kapetile see pani 16. koha, nii et mul tõesti ei olnud kõige parem kart, aga ilmselt ka mina ei osanud tõesti sõita. Nii, aga nüüd siis Heat 5 6. kohalt start. Saame kuidagi keskpäraselt liikuma, punt eest läheb ära, aga samas keegi tagant ka mööda ei tule.
siin käib mingi nügimine ja saame kohe kahest kaardist mööda ja potentsiaal on siin veel 3. astki mööda saada. Siin hiitis oli siis tegelikult oluline see hiit võita, et saada D-finaali ja läksingi selle peale suruma, et nüüd äkki parem kart ja paremad võimalused, et tõusta. Ja siis D-finaal oleks juba natukene vähem masendav kui E-finaal ja oleks võimalus ka natukene rohkem punkte ja arvestusse saada. Me oleme siin juba 3. kohal ja võitleme siin juba ka 2. kohaga. Liiga halvasti nagu asjad ei olegi. Siin kurvis on mul kuidagi alati hea minek ja nüüd viimases kurviks mul ka cutbacki joon, aga ei ole võimalik seda kasutada, jääb täpselt Apexile mulle ette. Nii natukene võib-olla isegi liiga lähedal sinna kurvi sisse minnes, siis selleks, et seda cutbacki teha. Esimes kurvis on ka siin jalus ja tegelikult oleks oluline see möödasõit nagu pigem kiiresti ära teha, sest esimesele on siis ka vaja nagu järgi jõuda ja temast mööda sõita. Et liiga palju aega siin nagu raisata tegelikult ei ole. Läheb siin laiaks ees oli ja natukene võttis seest liiga palju äärekivi. Ja siin samamoodi exit laiaks ja saame järgi. Et ikki tundub praegu, et oleme kurvides nagu igal pool üle. Ja sirgetel ka pigem neutraalne. Saame siin ka tagasirgele päris hea väljumise, aga ei ole nii lähedal, et saaks siin hakata proovima kohe sinna tagasi pöördesse. Kuigi see kurv mul alati hästi välja tuleb. Ja siin tõmbame jälle vahet väiksemaks. Siit saame ka parema väljumise korraliku ülekiirusega. Viskame ennast ise kurvi ninaga vahele ja tehtud ta on 2. koht. Ja nüüd on vaja siis tõusta esimeseks ehk üks kart on veel vähe seljatada. Ja proovitakse meist siin hooga sisekurist mööda sõita, aga sellise nurga alt seda kurvi normaalselt ära võtta ja saame selle kohe tagasi. Saame uuesti keskenduda siis esimese koha kinnipüüdmise peale. 4. ringi alguse oleme juba oluliselt lähemal. Ehk täitsa nagu lootust on. Nüüd E-finaal nagu vaikselt juba paistab. Aga selleks on vaja ka natuke ikka ära teha. 5. ringi keskel oleme juba täitsa pea, et tagapõrkerõuas kinni. Siin on väiksem üksu ja saame kohe näpu vibutuse selle peale. Ring edasi ja oleme ikka veel tagastanges kinni ja proovime siin hakata cutbacki tegema esimesse kurvi või tähendab viimasest kurvist välja ja õnnestub. Saame liidriks viimasele ringile minnes. Nüüd on üks ring vaja sõita puhtalt ja hoida seda kohta. Tagastanges oleks meil praegu veel kinni. Siin ajal on ka tuuleefekt päris oluline ja aitab, ehk siin on väliskurvis kõrval juba konkurent ja hoiame ikkagi ära. Ja nüüd oleme 7. ringi lõpus ja siit hiit 5 võit ja D-finaali edasi pääs. Juubeldused. Lõpuks E-finaalist pääsemine 3. etappi järjest oli see juba terendamas ja suutsime sellest pääseda. Peaaegu nagu võitu tähistaks, aga tegelikult ainult hiit 5 võit ja lihtsalt D-finaali edasi pääs, mille üle siin õnnelikud oleks. P290. See on nii tubli. Põhjusega õnnelik Silver Eckert võttis ilusti. Kes ütles, et ta ei saa hakkama, ta ei tõusa nii palju? Kes ütles? Tere, täpselt piisavalt palju aega oli. Täpselt piisavalt palju aega. Kuule, väga lahe.
Lõpuks. Seda on saanud kaua oodata. Ma sain täpselt kaamerasse ka selle, kui sa mööda läksid, nii et... Täpselt piisavalt aega oli sõidus. Viimasele ringile minnes mööda. Olen jätsin muusse ära juba. Ja siin oligi poolel see, et oota, läks, ei, oota, nii, oota. Sendid. Ta nõrkus oli eelviimane kord, ta läks seest alati. Ma sain räigelt järgi. Seal on, kusjuures see on iga aasta mul niimoodi olnud. Seal kurvis ma joon kogu aeg järgi teistele. Kogu aeg. Hea joon. On küll, jah. Ja nüüd siis finaali minek peale hiiti väiksed kommentaarid. Ma ei teagi, mida Lauri mõtles selle B290 järgi, sest 90 kilo pluss klassis me nii kõrgel küll ei olnud, aga jah, ja tega top 3 tegelikult oli kõik C-finaalis nüüd. Kõrgeim, mida oli võimalik saada, oli 4. koht. Ja kaameraga oli siin ka pull, et ma kogu selle jutu ja asjaga unustasin oma kaamera tühjaks tõmmata ja pidin sellepärast siis kasutama Laurilt saadud GoPro'd. See pilt on näeb siin natuke teistmoodi välja siis ja see oli ka hea, kuidas peale hiiti kuskilt suvalisel hetkel paljas Karl väljas spoonis. Aga nüüd siis D-finaal ja siin on korralikult madistamist ja päris suur osa pondist küsib ikkagi enamiku sõidu koos, nii et kino hakkab siin veel saama. Stardist siin midagi ei tulnud ja jäime siin viimasele kohale püsima, aga oleme ikkagi pundil järgi ja neid variante nagu tundub, et siin võib tekkida küll. Saame siin ninaga kõrvale, aga sellest ei piisa. Natukene maas jälle, aga siit exitiga saame jälle pundile nagu külge piisavalt just kui, aga mitte nii hästi ka kui võiks. Tõusame ühe koha vähemalt. Nüüd siin proovime võtta järgmist kohta, ei õnnestu. Aga siin jäi keegi ees aeglaseks, tõmbas jälle siin punti kokku. Korralikult kaost ikkagi siin ja ka pidev kohtade vahetamine käib. Siin tahakstakse peaaegu neljakesi kõrvuti vahepeal juba minna. Ja saame sealt ühe koha hetkeks, aga siin tekib mingisugune kaos jälle ja kukub uuesti viimaseks täpselt ja mulle jäi ette see üks kart, mis seal väliskuris aeglaseks jäi ja kelle ma sain siis lõpuks paugu kirja panna. Nii, nüüd proovime uuesti. Siin on isegi esimest korda elus sirge kiiruse eelis ja saame selle koha niimoodi praegu kätte ja kurvi keerates ka teda enam selle kõrval ei ole. Et siis proovime edasi pusida. Siin saame sisekurvi minna, läks esimesel laiaks ja väikse kõksuga saame mööda 9. väikse vabandusega, kuigi tegelikult videost nüüd tundus nagu täiesti okei. Siit ju tullakse mulle vahele ja tegelikult lükatakse siin äärekivile laiaks ja äärekivil ei ole siin nagu üldse pidamist. See väristab nii hullult, et igasugune kontakt maapinnaga kaob seal. Ja kukume uuesti viimaseks tagasi. Ei ole eriti rahul siin olukorraga. Aga proovime siis uuesti. Ringi hiljem. On siin ikkagi jälle puntina ees koos. Minnakse siin proovime mööduma. Siin jälle ennast sisekurvi sättida. Äärikivi natuke ei õnnestu ikka ja kaotan siin veel ühe koha uuesti viimaseks tagasi. Aga nüüd exitil olen jälle hea kiirendusega möödas.
tuleme siin jälle pundile järgi. Ja mida me näeme ees, kui me tuleme peale metsakurvi kurvist välja? 3 karti on murru peal meie nina ees. Ja teenime siit kohe 2 kohta ja 3. veel ja 4. peaaegu siit nuusutame, aga siin jällegi peame cutbacki proovima, et seda kohta päriselt endal saada ja seekord ei õnnestu. Me oleme tõusnud vähemalt 8. siin. Siin jälle eesolija läks laiaks ja keegi on seal murul ja jääme siia kuidagi õnnetult 3 white keskele 1 koha saame, siit ikkagi väliskurvis oli ja jääb mu selja taha. Siin juba keegi on sisekurvis küsimas ja kaotame selle koha. Siin nii palju actionit lihtsalt, et selleks, et kui kohe ära ei ründa, siis tullakse ja karistatakse tagantpoolt ära. Ja mitte midagi teha ei olegi. Ja nüüd tuleb siin järgmises kurvis mu hooaja võib-olla piinlikuim lollus. See üks kurv, mis mul tavaliselt hästi välja tuleb. Viimasel ringil lasen laiaks ja murule. Niimoodi, et kaotan veel viimases kurvis 1 koha. Tuleb siit cutbackiga seest läbi. Nii piinlik. Ei ole ma üldse rahul ja sealt siis tee finaali 9. koht. 2 kohta tõusu, aga noh, liiga rahul sellega ikkagi ei ole ja küll oma finaalis 90+ klassis kõrgem koht, mis võimalik saada oli, nii et selles osas midagi väga hullu ei ole. 90 kilo pluss klassis üldis siis ja läksin tõesti. Sirgel ei liigu, kurvis oli Jaa, ma räägin jah. Kurvis, ma nägin, et see tuli. Ja 90 kilo pluss klassi siis 5. koht. Jõuad sealt järgi ja kusagil seal poole peal kaob ära lihtsalt. Sirge kiirus teile. Aga kurvis oli jah. Jan, mis siin toimub? Tubli. Aga siin võib karistusi ka veel lennata ettepoole. Mida? Karistusi võib ka esimestele veel lennata. No